ma olen nüüd Jeleventala kodus, täna ma lähen reisile. See on kogu minu pagas. On Anna sünnipäev. Terve metroo täis, täpselt samasuguselt riides. Meie vanuseid tüdrukuid lähevad täpselt samasse kohta. Tere hommikust! Täna on reede. Ma just tegin oma silmad lahti, pesin hambad ära ja kõndisin elutuppa. First order of business. Ma ei tea, mis on first order of business. Okei, kas hommikusöök? Ma unustasin saia osta. Oh my god. Okei, fuck breakfast. Võib-olla siis koristame. See nädal on olnud nii kiire, sest reaalselt terve nädal olen ma ette valmistanud minu ja Laura podcasti launchi. Seega ma ei ole tüki aega nii palju arvutis olnud ja nüüd täna on siis lõpuks reede, eile ma sain asja üles ja ma olen nagu, ma olen nüüd Jeleventala kodus, täna ma lähen reisile. Me läheme Rootsi Tate McRae kontserdile, te tulete sinna loomulikult kaasa. Meil läheb lennuk täna õhtul ja palju on veel enne teha. Number 1 on saada kodus kord majja. No nii, mingi kord sai majja ja mingi hommikusöök sai söödud. Nüüd algab väike ettevalmistus reisiks. Ma tegin oma hommikukohvi väiksesse serviisi, mis ma oma vanaisalt sain. Ma tulen ennast nagu printsess. Mul on olnud uus obsession viimasel ajal, milleks on nahahooldus jälle uue hooga. Ja mul õnnestus täpselt enne seda reisi tellida endale mõned uued nahahooldustooted. Ülipikalt ma olin mega väsinud nahahooldusest. Ma reaalselt läksin lihtsalt poodi ja ostsin esimese suvalise asja, mis ette jäi. Sest ma olin nii väsinud kõikidest valikutest ja sellest, et mu nahk nagu ei olnud ka 100% õnnelik. Ja siis üks hetk ma ütlesin, okei, Maria, tead mis? Sa võtad end nüüd kokku. Ma lasin ChatGPT-l teha endale ideaalse nahahooldusrutiini vastavalt minu näole, mis siis on tundlik ja ülikergesti umistuv. Muuhulgas aitäh ka Lovertele, kes seda videot sponsoreerivad. Kui ma ei eks, oli Loverte esimene e-pood Eestis, kes hakkas tooteid müüma nagu jaeketi hinnast odavamalt. Kuidas see äriliselt toimib, ärge minu käest küsige, aga kliendina ma olen nagu I will be purchasing. Jep. Ja neil just hiljuti lisandus kodulehele eraldi Korea kosmeetika sektsioon. Võib-olla see on loll, aga ma olen üks neist inimestest, kes on nagu, kui see on Korea bränd, siis mul miski pärast on protsent rohkem usaldust, sest nad on nagu known nende nahahoolduse järgi ju. Ühesõnaga väike haul teile. Siin on mõned asjad, mis mul on juba vanad lemmikud. Mõned tellisin reisi suuruses, et need kindlasti täna kaasa võtta. Esimesena on meil siis selline Centella Skin 1004 brändi näoõli. See on mul teine purk juba seda. Ülihea meigi äravõtmiseks ja ma vahepeal teen lihtsalt oma hommiku nagu puhastust ka sellega. Mida mulle ChatGPT veel soovitas on, no kuidas iganes seda brändi hääldatakse, Kossaks või mis iganes, nende Low pH Good Morning Cleanser. Sest ma olen otsinud uut nagu igapäevast näopuhastus keeli. Jällegi ma tellisin minist, ma seda pole proovinud ja siis ma saan vaadata, kui sobib, tellin suure. Oh my god, siis, mis ma tellisin endale ja Annale, sellepärast, et see nädalavahetus nüüd on ka Anna sünnipäev. Ja ma mõtlesin, et oleks fun, kui meil oleks väike spa moment. Nii et ma tellisin Biodance kollageen. See on üks nendest maskidest, mille sa paned peale, hoiad terve öö ja see muutub läbipaistvaks. Nii et ma arvan, et me nüüd reisil proovime, ehk siis siin videos mõne aja pärast, proovime neid koos terveks ööks ka. Siis samalt brändi ma tellisin sellise overnight mingi riisimaski. Tõenäoliselt ma seda reisile kaasa ei saa võtta. See jääb mulle rutiini muidu katsetamiseks. Kusjuures üks seerum, mis on ka Lovertest ka Korea brändi oma, on selline Beauty of Joseoni seerum, mida mul läheb reaalselt 3. purk juba. See on lihtsalt nagu rahustav seerum, ülihea tundlikule nahale ja minu meelest see ei maksnud kuigi palju ka, nii et seda ma juba oskan soovitada teile. Ja siis pani Loverte mulle terve hunniku veel tooteid siia karpi kaasa, alustades Iconic Laneige lipmaskist. No hallo, mul ei ole isiklikult kunagi seda olnud, aga Laural oli see ja ma alati varastasin ja ta mitte kunagi lubanud, sest see on lihtsalt nii hea. Siis meil on veel 3 erinevat sheet maski, 2 sellist tooniku essentsi laadset asja, kombucha tee essents ja nagu ma ei tea, kas te näete, aga siin reaalselt tundub nagu elaks kombucha.
seen siin sees. Neid asju saan ma veel katsetada. Tundub, et Maria nahahooldusnurk tuleb korduvaks segmendiks. Nii et aitäh veel kord Lovertale. Ma jätan alla kirjeldusse lingi, mille kaudu saada shoppama minna. Ma oleks ülitänulik, kui te just minu lingi kaudu läheksite, sest see aitab mind, aitab mul näidata, kui paljud teist huvitatud olid. Pluss mul on nendega ka sooduskood. Ma panen selle info ekraanile. Kui sul on vaja, ma ei tea, nahahooldust, meiki, juuksehooldust, mida iganes, tõenäoliselt Lovertes on see, mida sa otsid. Kui sa tellid tööpäeval enne kella 3, sa saad samal õhtul peale kella 6 nende poest Foorumi majas siis kätte. See on see, kuidas ma praegu tellisin ka, sest ma tahtsin reisiks neid miniasju. Muidu saad nagu pakiautomaatiga tellida ja tuleb ka ülikiirelt, aga kui on vaja nagu kohe, siis see on võimalik. Neid ma olen Elevilit kõikest juba proovida, ma võtan nii palju, kui ma saan reisile kaasa ka, nagu ma ütlesin, Annaga teeme neid maske. Ja nüüd ongi juba kell nii palju, et ma pean oma viimaseid toimetusi hakkama tegema ja siis on aeg juba minna Rootsi. Nii me jõudsime lennujaama ja olge nii uhked mulle. Mul on kõige kompaktsem pagas, mis mul on olnud terves elus. See on kogu minu pagas. Praegu läheb isegi lukki enne. Ma tunnen ennast nagu vaba hing ausalt öeldes. See on alati mu unistus, et ma suudaksin sükse väikse kotiga lihtsalt minna. Me jõudsime kohale ja oleme nüüd rongis. Ja lend siia oli väga hirmus ja tuuline. Ma peaaegu haarasin oma kõrval istuva härrasmehe käest kinni, sest väga hirmus oli. Ta oli võõras. Sa mäletad, kui me siit öörongi peale läksime? Jaa. Aga siin on LED lights. Aga see on mingi palju. Ja siin on ikkagi võõrad inimesed ka siis. Ma lähen maha. Palun vaadake seda, kus ma olen. Ma iga kell läheks sinuga uuesti. Sinna rongi peale. Et sa oled mulle ka väga kallis, aga ma ei tea, kas sinna rongi peale. Mina oleks nõus for the funnies, for the content. Pole midagi nagu reisil tühja kõhuga hommiku õhtusöögi otsimine. Nagu nendel hetkedel I wonder, et kas see on väike, kuidas ma siis ütlen, sisevaade sellesse nagu, mida meie esivanemad tundsid. Et sa ei tea, kust tuleb õhtusöök täna, kas see üldse tuleb. Sa kõnnid ja iga sammuga su kõht, oh my god, siit tuleb mingi üliapitsalõhnele. Su nina nagu haistmismeel läheb kogu aeg teravamaks, sest nälg läheb kogu aeg suuremaks. Update. Me leidsime lõpuks süüa. Oleme mingis tapas kohas ja oh my god, see näeb nii hea välja. Jam, jam, jam. Igal pool on siis lihtsalt kohti, jah? Vist jah. Oh yeah. Cheers. See hotell on vist kõige ilusam koht, kus me oleme hommikusööki oma elus söönud. See on nii esteetiline, minu meelest siia on nagu rootslased. Suurelt sildiga on kirjutatud ja siin on reaalselt need tilesid ja asjad, ma tahaks oma kunagisse koju sükast. Need, ma ei tea, kuidas neid nimetatakse, aga need nagu sellised klaasist ruudu asjad, vaat see on chic. Proovime nüüd siis sükast, mis see nimi oli? Kaneelis, põhimõtteliselt leib. Kanelileib. Kanelileib. Nagu sai, aga kanelileib. Mulle täiega maitseb. Mis see nagu nii pehme. Ma ütleks, see on harilik kaneelisai. Jah, aga nagu kuidagi nagu parema taigma. Jaa, ülipehme. Näeb kõva veel, aga mina pehme on. Ma unustasin teile eile meie tuba näidata, aga üldmulje on selline. Väga nunnu, väga mõnus ja mis peamine, siin on aknad. Siin hotelli bookides peamine asi oli see, et enamikes kohtades ei ole aknaid. Ja ega need siin ka väga suured ei ole, aga ikkagi sul on siuke tunne, et nagu tuleb õuevalgust ka. Tavaliselt ma vihkan hotellide bookimist ja seda osa reisi planeerimisest, aga kuidagi selle hotelliga nagu joppas. See hommikusöögi koht ei olnud nagu kõige ilusam, kus ma olen sööd. Ma arvan, et mingid nagu Tai hommikusöögid võtavad esimese koha ära, aga lihtsalt see sisustus ja nagu vibe oli nii äge. Ja mul on väga hea meel, ma võtsin ikkagi meigi asju ka kaasa. Sest kui te nägite minu Londoni vlogi mõned kuud tagasi, sinna ma reisisin ka mega kompaktselt ja ma võimast ei võtnudki meiki kaasa. Ja ma olin nagu, mul pole vaja. Aga siis ma sain aru, et alati, kui ma lendan, siis nagu lennuki õhk kuidagi nagu teeb midagi ülihalba mu nahale. Nagu praegu näeb isegi täitsa okei välja, aga ma panin täiega skincare'i ka. Ma olen natuke väsinud, vaata, ei tunne kõige värskemalt ennast. Et nüüd ma saan ikkagi väikse meigi teha. Ja kusjuures ma kasutasin hommikul ja eile õhtul seda näopuhastuskeeli ja first impressions on, et see on ülihea.
see oli ülimõnus, et ta ei jätnud nagu kiskuvaks nahka ja ma tundsin, et nagu, ülimõnus oli, saad aru, mida ma mõtlen. Nagu ma ütlesin, on Anna sünnipäev. Põhimõtteliselt alguses ma tahtsin tema kinki siia kaasa võtta, aga me reisime hästi väikse pagasiga ja ma olin nagu, vahet ei ole, I'm gonna make it fit. Me avastasime nagu eile siis, kui me hakkasime tulema, et see pagas on oodatust veel väiksem, siis ma olin nagu, pekki me vist ei saa võtta ja ma ütlesin Annale FaceTime'is ka, et kurat, et ma ei saa su kinki siis võtta. Ja tegelikult me mahutasime selle ära. Ja mul on siin 2 kinki, mul on üks eelkink ka. See on üks Mäki huuleläigene eelkink, mida ta tahab osta. Kuna ikkagi on tegu sinu sünnipäeva nädalavahetusega, ma arvan, et on aeg eelkingituseks. Pange silmad kinni ja pange käsi niimoodi. See on tänase puhul teile antud, et loodetavasti äkki saate selle panna kohe into good use. Oh my siis saad god. kohe panna. This is yes. This is yes. On see Rootsi või Stockholmi, ma ei tea, kõige kitsamale tänavale. Ja kui teid huvitab täpselt, kui kitsas see on, siis ma mõtlesin, mõõdame kohe ära. Mitu Mariat on see lai? 1, 2, 3 ja pool. 3,5 Mariat. Natuke raske. Mida? Et niimoodi, okei, et sirutada ei mahu. Ei mahu. Mul meeldib, et siin on nii palju YouTubereid ja TikTokereid, kes tänavatel teevad mingeid intervjuusi, mingi väike poiss oli hey guys, welcome to this channel, see oli väga armas. See oli väga tunne. Buen apetito. Yes, go. Oh, beautiful. Ma tegin jälle See on nii lihtne lausa jälle ei saa aktsendist aru. Mul on 34% vastavalt vajadusele. õhtusööki ühes kõige ägedamas söögikohas üldse. Meil on see reis nii vedanud, sest mul on tunne, meie ootused olid nii madalad. Ma olime nagu, lähme vaatame koha peal Lambist kõige ägedamad restoranid, siuksed toiduelamused, siis Lambist siin oli keset linna mingi pidu, hot a vibe ja nüüd oleme loomaaias. Me näeme siin üks wild animal in the wild. Lähme vaatame, kas ta on ka ohtlik. Nii siin on loomaaia vaht. Kas te ütleksite, et antud liik on ohtlik? Jaa, ta on kõige nonchalantim kiikumine, mida ma kunagi näinud olen. Oh my god, tõesti. Tere hommikust. Täna on Anna sünnipäev. Täna sööme siis hommikusööki Full on baaris. Tere hommikust, sünnipäevalaps. Cheers. Ja me just naersime, et Annal on nagu päris täiskasvanud inimese hommikusöök ja minul on täiesti lapse hommikusöök. No nii, me teeme hommikusöögi ära ja aeg on viia Annale tema sünnipäeva kingitus. Kas võib tulla korraks sisse? Okei. No. On viimane üllatus teile. Varuks. Palun selleks sulgege silmad. Palun. What the hell? Open. Mina olen
olen rohkem excited Kingi pärast kui see, kes sai. Ei, ma ei saa, oh my god. Oota, mul oli kõne, mida ma tahtsin enne teha. See kõne pidi olema niimoodi, et see, mis ma sulle täna kingin, on asi, mida sa 100% ei vaja. Nagu sul 100% pole vaja veel ühte seda asja, aga mulle tundus, et see paneks sinu hinge helisema. Ja kas sa teada, miks just see kott mulle jäi silma? Mitte kõigil polnud algusest peale usku sellesse kotti. Mida see mulle meenutas või? Nii. Muumimamma kotti, kus tal on rubiin! Ja ma mõtlesin, et nagu, et Oh my god. Ja vaata te lahti. Siin on täpselt nagu väiksed rubiinid. Jaa. See on perfect, Anna. See kuidagi nagu sobib isegi kokku. See tõesti see on äge. Me tulime täna väikeseks rahulikuks activityks vabaõhumuuseumisse, kus on loomad ka. See vend just pissis mingi 2 minutit järjest. Ja nad on lihtsalt niisama hängivad siin. See on nagu... Üks magab väga sügavalt seal. Aga jah, et see on nagu vabaõhumuuseum kombineerituna nagu loomaaiaga või? Ja siin see vabaõhumuuseum osa on Giving Pullervi lapsed. Ja siis me käisime ühes nagu autentses talus, no nagu Eesti Vabaõhumuuseumis on ka. Ja siis seal on ka nagu niimoodi need inimesed nagu Eesti Vabaõhumuuseumis on. Ja siis ma kogemata, kuna see nägi nii hea välja, see maja, võrreldes nagu eriti võrreldes Eesti Vabaõhumuuseumi nende nagu taludega, siis ma kogemata ütlesin, oh, how lovely. Ja siis see naine oli mingi, et it wasn't very lovely, it was for very poor people. Ja Anna pole Pullervi lastefilmi kunagi näinud. Aga ma olen lugenud 3 korda. Aga see film annab talle nagu elu. Ma olen ka lugenud. Seal on veel mingid loomad. Seal on lambad. Oi. Okei, see on küll nunnu. Siin on üks ka, ma ei näinud seda. Jaa. Lol. Very small birds. Oi, kui nunnud. Ühtlasi mulle tundub, et oma outfitiga ma cosplayin loodusõpetuse õpetajat. Kes tõi lapsed ekskursioonile ja kellel on puudu ainult kaelas olev telefon või kaart või midagi sellist. Crazy. Crazy, jaa. Oi. Teine ka. Apju. Mida nad teevad? Crazy hair. See oli suht korralik jooks ka muidugi. Nii, meie viimane päev on nüüd õhtusse vajunud ja me paneme valmis, et minna Tate McRae kontserdile ja teate, riietusega on natuke pekkis. Ma näen TikTokis neid videoid, kus tüdrukud lähevad nagu, teate, nendes mingi jerseydes ja siis ülipisikestes lühkarites. Ma lähen nagu riides nagu loodusõpetuse õpetaja. Mul on linane pluus ja mul on linapüksid ja mul on vihmamantel. Sest ilm on nii loll, praegu on 16 kraadi, kui see lõpeb on 12 kraadi, nagu crispy õues. Ma olen nagu vanaks jäämas, seepärast, et mul on nii savi, ma lähengi niimoodi. Kunagi oleks olnud nagu see, et ikkagi riietud vastavalt artistile, keda lähed vaatama, aga teate, mis mina riietun vastavalt mugavusele. Terve metroo täis, täpselt samasuguselt riides. Meie vanuseid tüdrukuid lähevad täpselt samasse kohta. Ainult me paistame oma praktiliste outfitidega silma. Gäller alla typer av väskor och påsar oberoende av storlek. Me jõudsime kohale, me olime mingi miks kõik tõmbavad kontsudega, oh my god, nii lollid inimesed. Isanna oli mingi, ma mõistan tegelikult, ma ei näe ilma kontsudeta mitte midagi. 10 senti siia sinna praegu aitaks. Ja mina loll ostsin popcorni, sõin 2 ampsu ja nüüd kõik teised peavad seda sööma, kuigi see ongi hea. See oli väga hea. See areena on äge, aga väljaspoolt on see gigantne kuppel ja mul veits tuli see gigantofoobia. Ja. So crazy, you know you got it.
vaatasin ühte nendest maskidest, mis sa paned õhtul peale. Ei saanud, kas midagi on näha, aga nagu oleks läikivam ja. Ma muretsesin seepärast, et ma nagu öösel eriti ei saa magada ja ma paneksin ta järgmine kord paar tundi enne magama minekut või kas või tund aega enne, et ta jõuab veits nagu taheneda ja siis saad panna maski peale, et ma läksin eile mingi kell 12:30 öösel panin selle. Ma teen skincare ära, siis küsime Annalt. Tema alati märkab väikseid muudatusi. Kas sa nägid kokkuvõttes minu näos mingit erinevust? Hommikul ma nägin küll, väga glowy oli. Aga praegu? Praegu on ka ikka glowy. No nii, kuidagi läbi ime õnnestus meil ka peale shoppingut. Peale seda, kui ma ostsin juurde 2 kampsunit ja 1 särgi, mahutada endiselt oma asjad enam-vähem kõik siia. Okei, me tunnistame, me tegime natukene kogukondlikku pakkimist ja 4 inimese asjad on kuidagi 4 kotti ära jaotatud. Aga põhimõtteliselt ma oleks saanud ka oma teist kampsunit õlgedel kanda. Ja teate, mis ma arvan, et see reis tähistab minu suuremaks inimeseks kasvamist. Sellepärast, et me oleme aru saanud, et less is more. Ühe outfitiga saab läbi. Nagu, kas ma tundsin ennast natuke out of place eile? Oh my god, ma ei rääkidki kontserdist kordagi. Et kas ma tundsin ennast natuke out of place, kui mu kõrval olid nagu nendes üli väikestes booty shortsides ja jerseydes tüdrukud, top fännid. Ja mina olin oma loodusõpetuse õpetaja outfitiga ja natukene, aga mis luges oli see, mul oli väga mugav ja mis luges on see, et hetkel, kui me valmistume lennujaama minekuks, on minul ainult pisike väike kott, mida võtta kaasa. Ja eilne kontsert oli väga hea, kokkuvõttes me jäime väga rahule. Kuigi esimene laul, mida ma teadsin, oli mingi 40. minutil. Aga ma nautisin seda ikka ja see näitab, et ta on hea artist. Et isegi kui sa ei teada lugusid, siis seda on nagu äge vaadata.